pärast 4 aastast pausi on vlogid tagasi. Esimene esmaspäevane MMA trenn tehtud. Väiksed märgistused ka juba olemas. Pärast 3 nädalat olen tagasi. Olin pikalt pangiinis ja nüüd olen tagasi. Esimene trenn tehtud. Tegime kõigepealt 40 minti väljas crossfiti ja siis tulime sisse tegema täna peamiselt maadlust. Crossfiti väljas ei filminud, sest lihtsalt nii räige tempo ja nii räige tuul, et ma arvasin kaamera kukkusid pooleks või keegi astub peale või mis iganes, ei ole vaja riskida. Alles alustasin uuesti vlogimisega. Praegu poisid saatsin sparri ja ise teen veel kiired venitused ja siis koju. Esimene trenn on purgis, let's go! Tulin just siia T1 keskusesse estumisse tšitši tegema. Estum kolis nüüd siia ära kuskil 2 kuud tagasi. Nii et teisipäev, neljapäev teen tavaliselt tšitši siin. Tavaline trenn on siuke tund aega tehnikat, sellised trille ja siis tund aega saame rullida. Vahel rullin, vahel ei rulli. Täna tahaks ikka paar raundi rullida. Vaatame, kuidas keha vastu peab. Tšitš tehtud. Tegime täna back'i peamiselt. Sealt, kuidas panid käe kinni ja siis sealt pikkas käe vabastama, kui otsime lukku. Lõppu tegin 2 raundi rulli ka. Tommiga tegin ühe, Tom Määnur, meie treener siis. Temaga tegin 1 raundi ja siis 1 veel. Tulin padelit mängima. Polnud päris pikalt mänginud, vahepeal pea aasta aega. Eelmine aasta tegin põlveopi ja siis peale seda ei saanud teha ja ei tahtnud teha ja muud kohustused ja fightid ja muu selline, siis nüüd 4. kord tuleme sõpradega uuesti mängima peale pikka pausi ja ülihea kardiotrenn ja mega fun, kui võidad. Nii et loodan, et läheb täna hästi. Eile peale padelit ei viitsinud nii klippi teha, et kuidas läks, ega sa väga midagi rääkida pole ka, et suht prügi olin. Lõin lähedalt palli võrku ja lõin klaasi ja kõik, mis teha sai, tegin, nii et ei olnud väga hea mäng. Aga täna, kolmapäev, suhteliselt rahulik päev, hommikul andsin trenni, nüüd tulin trenni andma, päeval oli vaba aeg, siis valmistasin ette reedes podcasti, et meil tuleb külla seekord
nüüd siis kahekordne maailmameister Sigit Kapanen. Nii et tuleb kindlasti vägev podcast temaga, ta on esimene naiskülaline meil siis podcastis. Seega meil on au ja temal on vist au olla siis esimene. Täna hommik alustan päris vara, kella 8 juba saalis ja lõpetan õhtu alles kuskil 7:30. Vahepeal hunnik eratrenne ja siis hommikul teen vist natuke ise ka trenni ja siis teen päeval jälle estumistšitši, nagu teisipäev mainisin, teisipäev neljapäeval on estumistšitšis, nii et täna on tšitši päev ja siuke tummine päev. Ma tean, et kui õhtu koju jõuan, siis olen täitsa süsi omadega. Vahepeal tuleb mulle trenni podcaster Tanel Viik ka. Nii, Tanel Viik, räägi, pärast mitmekuulist pausi oled tagasi. Saad lõpus teha selle, kus ma ikka puruks olen, et kus Tanel on, siin on. Tanel on kohal, pärast mitmekuulist pausi on ta lõpuks trennis. Mees on valmis, vorm on hea. Vaadake neid küünarnukke, näita rahvale küünarnukke. Mees ei ole unustanud, julm, vorm on hea, paugutame. Puruks tahaks kiirelist. Kolm trenni antud. Nüüd ise estumisse, nagu enne ütlesin ka. Päris korralik väss on peal. Korra poest läbi kiire snäkk ja siis lammutama. Ja peale seda veel 3 eratrenni, nii et täna väga tummine päev. Tšits tehtud tänaseks. Tegime back'i täna edasi, teisipäevaga sama teema, täna tegime sealt põgenemisi veel ja lõpetusi back'is. Ja siis tegin ainult ühe raundi rulli, kuna
kuna kränkisin eile väändasin enda varba eile mõnusalt ära MM-as. Sparrisin püsti ja siis takedownidega tegin takedowni ja siis rullisin üle varba inetult. Niimoodi, et täna on ikka varvast korralikult pakk. Kuna ma olen enda varvast nii palju kickboxi fightidega ära murdnud, siis see mobility, mis mu varbal on nulli lähedane. See iga kord, kui ma rullin nagu üle selle või nagu stacking peale sinna, siis see teeb nagu põrguvalu, nii et varvaste mobility pole minu teema. Tulin just liider Muay Thaisse Alekseiga lapat tegema. Tuleb hea paugutamine, mõnusalt raske. Pole 3 nädalat temaga teinud, nii et korralik kannatus. Tšau! Joo, oba! Tahtsid ikka petet, ma alati seda, minu nagu see lapsepõld, kui ma suhteliselt okei, vaata mis sa teed. Ma lihtsalt sulle näitasin nii, aga praegu inimesed nagu kohe nagu ma ei kardan teiega rääkida, aga nagu mul tuleb lõpul teised nagu uued inimesed, siis nagu vähem rääkida. Короче, нормально. Lõha, millal? Parem. Aha, 3. Pakki. Üks. 3. 3. Hästi. Hõljutust, naudi. Ei löö. Naudi. Ta on viimasest alustama lööma, aga praegu naudi. 3. Punch. 4. 3. Kombo. Mine. Hästi, väga hästi genereerid parem sirka. Mitte sirka, aga hästi. Hästi, kergem. Kehla lahti. Hästi. Liigub natuke kaugemaks. Hea, punch. Kombo. Lapa tehtud, nagu arvata oli, täis surm. Aeg minna nüüd podcast'e tegema. Oi, vlogger. Ta võib vabalt siia tulla ja lihtsalt istuda nii ka ja vaadata. Super viik. Saatejuht Henri Rohtla. Tervist. Ja kus meistermees Karl Ots on seal meil. Meistermees. Ja siin me paugutamegi. Kondiiter Kevite. Eesti hoidis palli 63%. Jaa, ma kuulsin seda. Lükati söötu. Et mis me ennem tegime, istusime all, läksime kontrasse, kellegagi sinna minna ei olnud. Kaotati juba keskajal pall. Aitäh! Kas on siis medal kaasas või? Jaa. See oli esimene asi, mis kotti sai. Hammusta, kas on päris? Kõik luure läbi olid. Kohe seisu või? Muay Thai tagasi. Oktoobris liiga. Tiip! Sul ei ole mingit tiipi jälle, sul on kohe takedown. Kohe higistame ära. Tiip, haarad kohe ja maha. Kurat, kõva raisk. Juhtumid on põlvedega vaata midagi sisse ja noh. Ja alles nagu viimased 10 sekki nagu käiks, 3. raund käiks 10 sekki on ja siis ma panin hullu ja mõtlesin, miks ma alguses seda kohe teinud nagu. Lõpus ma nagu... Tulin just Pärnusse, Invictasse trenni tegema. Täna annab siin Karoliina Arm täna seminari.
kui valge õues on. Seminar tehtud. Trenn tehtud. Tegime seal natukene püstivõitlust, mahaviimisi, nurkade võtmist ja tegime seina. Lõpuks tegime siis seinatrilli. Seal natuke keerasin oma õlauntsu jälle. Sama rotaator. Üks häda ja viletsust on mul kaelas. Aga muidu väga hea trenn. Tahtsin tegelikult teha veel taiboksi osa ka lõppu ja järgi, aga ongi, kui ma tegin õlale liiga, siis mõtlesin aitab ja nüüd Tallinnasse tagasi ja õhtul vaja veel massaaži minna Honori juurde. Ja siis üks eratrenn veel enne seda anda ja siis ongi raske nädal selja taga.